Tere hommikust, täna on 27. august, minu nimi Risto Ränk ja te vaatate Risto Ränk Farming kanalit. Olukord on järgmine. Täna midagi väga tarka ei ole mul näidata, aga käes on jõudnud see aeg, kus hakkavad pihta uuesti koolid ja on käes sügis. Pardid on kõik väikes aias kinni praegu täna, seepärast et meil on öösel päris palju sadanud ja võib-olla saab täna päeval ka veel. Seega ma ei lase neid suurde aeda. Ja hakkab nüüd siis kätte jõudma see aeg, kus peaks hakkama harvendust tegema. Isased pardid olid müügis internetis, mõned huvilised on. Järgmine nädal võib-olla mõned isegi saavad endale uue kodu, aga kuna isased parte on tegelikult ju päris suur hulk, siis tuleb hakata neid tegema lihaks ka. Nii et järgmise nädala videod, kui on nõrganärvilisi väikseid lapsi, siis nõrganärvilistel palun mitte vaadata ja laste puhul siis vanemlik võib-olla seletus, et mis täpsemalt toimub, on vajalik, kuigi ma üritan ilusti ära rääkida, mis värk on ja kuidas, et tegelikult ongi maaelu selline, et kui neid lindeloomi siin toota niimoodi ja inkubeerida, siis siiski isaslinnud suuresti peavad kolima külmkappi sügisel ja elu on selline. See liha on tunduvalt puhtam, kvaliteetsem, kui on poes. Poelihatootjad, vabandan, kui teid see solvab, aga nii on. Lind on saanud endale õnneliku elu. Nii et mul muidugi on kahju neid siin lihaks teha, aga see käib selle asja juurde, nii et sellega peab leppima. Nii et ma saan sellega hakkama, kui ma olen suutnud neile elu anda, siis ma suudan ka selle võtta niimoodi, et kontrollida seda olukorda, mis siin on. Kõik ei saa elus hoida. Siis, nii, ega siin muud. Ma nüüd näitan mõnedest veel. Üks päev panin ära siia pardimajja. Nüüd on ju meil kanad ja mingid paabulindast ka. Panin siia ette krohvivõrgu siia taha, kus seal tagapool on see lammaste osa ja kuhu me heina ladustasime. Ja ma rääkisin isegi siis juba, et tuleb panna sinna võrk ette, et kanad ei saaks minna sinna ja lagastada seda heina ära. Praegu tekkis isegi olukord sellest, et nad ei lagastanud seda väga, vaid nad hakkasid käima munel seal. Nii et meie noored kanad on hakanud munele ja et nad muneksid ilusti pesakasti, mitte sinna taha heinakuhja otsa, siis ma panin see ette tavalise krohvivõrgu, klammerdasin kinni. Et nüüd on see asi ka lahendatud, et nad ei saa minna sinna lammaste poole peale. Ja muidugi rõõmuudis ongi see, et kanad on hakanud munele noored, aga muidugi kanalistest ka, et rohkem kui pooled on kuked, nii et need tuleb ka teha ikkagi lihaks. Ühe kuke jätame ja kanad jätame kõik ellu ilusti. Vot, et põhjus, miks pardid ja haned ei saa suurde aeda sügisel, kui on vihmane, isegi suvel, kui näiteks nädalaga vihma saab, siis nad ei saa suurde aeda, on väga lihtne. Sest kui vesi langeb maale, jäävad loigud, siis hanedele partidele meeldib ära lagastada need kõik. Nad panevad oma monoka mulla sisse, teevad niimoodi, filtreerivad seda sodi põhimõtteliselt. Ja siis jääb ainult järgi sellest muruga kaetud alast, selline songermaa, muda auk põhimõtteliselt. Partidele see meeletult meeldib, aga et säilitada see, et nad järgmine suvi saavad ka värsket rohtu nokkida selles suures aias, siis me neid sinna lihtsalt nendel hetkedel ei lase. Et väike aed muidugi muutub üle niisuguseks muda auguks. Suvel ta kuivab küll ära, sest ta on must maa, aga sügisel ja kevadel on ta muda auk. Nii et see, et suure aiaga seda juhtuks, siis me neid lihtsalt suurt aeda ei lase nendel hetkedel, kui see vihmane hooaeg on. Talvel võib-olla, kui on lumine, siis nad võivad uuesti minna sinna, aga vähe tõenäoline ikkagi, et talvel nad on siin väikses aias, mis on vooluga piiritletud, et kiskjad neid kätte ei saaks, mis on talvehooajal muidugi nugised on kõige suurem oht, aga üldplaanis nad siin väikses aias siis on. Täpselt samamoodi on lammastega, et üle talve jääb meil 2 lammast, 1 jäär. Praegu meil Karjamaal on 3 jäära, 2 lammast. Nii et valge lammas ja üks kõige väiksem lammas, need jäävad üle talve ja jääradest jääb Tõnu, kes on siis suurte sarvedega tüüp. Teised 2 jäära tuleb teha lihaks, et nii raske kui see ka ei ole, nii elu on lihtsalt, et nendega on natuke veel aega, et september, tõenäoliselt oktoobri alguses, ma arvan, et septembris on rohtu neil süüa siin Karjamaal küll veel, aga enne talvhooaega ja sisse minekut tuleb teha nemad ka lihaks. Et eks see talveks valmistumine ongi niisugune
raske aeg, tuleb kõigepealt vaadata, et kõikidel lindudel, loomdel oleks koht talveks, kuhu nad saavad sisse minna, et oleks mõnus olemine tehtud juba, et kui praegu hakata rapsima sellega, et kuhu nad kõik küll panna, siis nagu läheks jamaks ja tuleks stress, et see tuleb kõik suve jooksul ette valmistada. Lammaste kohta on meil olemas, partide kohta on meil olemas, tuvidel on hästi, neil on nüüd maja ka, kuhu nad saavad sisse minna vahepeal tuulevarju, papagoidel, vutidel on hästi, et üldplaanis meil on vist enam-vähem talveks see olukord olemas. Kui partide kitkumiseks või kanade kitkumiseks läheb, siis mina teen vee kuumaks sellises suures katlas, suur vana katel ja siis seal vesi kuumaks ja siis on niisugune õuetöö, et tuleb valida hea ilm ja et mina teen seda kindlasti õues, et seda ma ei kannata toast teha. Et sealt kuumastusest läbi ja seda siis teeme juba järgmine nädal, et osad isased linnud lähevad siis külmkapi. Kalad, kes elasid selles samas alumiiniumvannis, nemad on saanud endale 1000-liitrise mahuti vahepeal, kus on siis filter, kergkruusafilter tehtud ja selles mõttes ma näitan seda ainult sellepärast, et see on hästi pull sellepärast, et vesi kogu aeg voolab 24/7, aga ta ei voola sellepärast, et seal on pump seal all, mis ta üles pumpab, vaid läheb õhuvoolik läheb sihukese plasttoru sisse ja kui õhk tuleb mööda plasttoru ülesse, siis ta automaatselt tekitab alt selle tõmbe niimoodi, et ta võtab vett kaasa ja vesi ringleb kogu aeg tänu õhule lihtsalt, et seal all ei ole pumpa, vaid lihtsalt õhuringlusega on tekitatud see, et vesi voolaks kogu aeg. See mõttes on jumala äge minu arust. Mul on äärmiselt hea meel teatada, et esimesest munade satsist kooruvad vutid väga ilusti. Praegu tundub, et meeletus sagimine siin hatcheris käib. On valgeid tibusid, on neid tumedamaid tibusid ja isegi esimesest munadest tulevad tibud väga ilusti. Tõenäoliselt ei oleks tegu tõsielu kanaliga, kui ma ei räägiks oma failidest ka, siis eelmine kord, kui ma panin hatcherisse vutimunad, siis ma olin veendunud, et ma hakkasin lappima mune inkubaatoris niimoodi, et kõigepealt alumine korrus, keskmine korrus, ülemine korrus ja nii edasi. Aga panin munad hatcherisse ära ja siis vaatasin, et noka-auke ei teki, kuidagi kahtlane on see olukord ja tegin inkubaatori lahti ja keskmise riiulil hoopis olid noka-augud sees. Seega, kuna ma ei märkinud riiuleid ära, siis oli sattunud niimoodi, et ma olin pannud kõige keskmise korruse kõige ennem munadest, siis alumise ja siis ülemise. Nüüd on asi lahendatud, ma panin nüüd järjekorras, vahetasin uuesti munad ära, need, mis peaksid teisena kooruma, läksid inkubaatorist tagasi hatcherist ja hatcherisse läksid siis need õiged munad. Nüüd on juba nad kõik kooruvad, kõik on nagu korras, selles mõttes kõik nagu läks õnnelikult. Aga oma vigadest ikka õpime, ma olen alati muidu pannud iga riiuli peale kuupäevad, millal see inkubaatorisse läks, seekord ei pannud, ma ütlesin, et jätan meelde, aga ei suutnud järelikult meelde jätta, nii et soovitan teile ka julgelt, et kui te panete erineval ajal mune inkubaatorisse, siis palun märkige ikkagi riiuli peale, mis päeval need munad sinna läksid, et ei tekiks sükest segadust, nagu mul oli. Mul läks väga hästi, kuna ma olen kodus ja ma kogu jälgin asju. Aga kui ma ei oleks olnud, oleks läinud ära, näiteks jätnud nad sellist kooruma, siis oleks läinud pekki need munad põhimõtteliselt, mis oleks pidanud olema inkubaatoris ja tibud oleks koorunud inkubaatoris, kus on ventilaatorid, asjad, kõik asjad, kus nad oleks võinud saada viga ja surma ja keerata kas või ventilaatorid tuksi, nii et oleks jama tulnud. Nii et sükene põnev seik ka siia vahele. Põhimõtteliselt selline saigi me tänan video, et midagi suurt tarka ei näita. Järgmine kord juba tõenäoliselt kitkume parte, kui ei juhtu vahepeal midagi ootamatut. Tuvidel, mandarintel on hästi. Üldplaanis linnud, loomad elavad üldse väga hästi. Sügis tuleb, peame hakkama valmistuma sügiseks ja kas muud. Teie ikkagi olge tublid, laikige, jagage, soovitage sõpradele. Mida rohkem meid jälgib, seda rohkem on mul ka motivatsioon neid videosid teha, sellepärast, et üks video ikkagi võtab mul 1 päeva ära tööpäevast. Selles mõttes, nii et suur tänu toetuse eest kõigile, kes mind jälgivad ja loodan, et need inimesed, kes on minu käest linnud siit viinud, üks noormees sai endale 3 siidikana ja vutid, et loodan, et teil läheb hästi. Üldplaanis kõigile ilusat nädalavahetust ja ikkagi olge tublid, on ju. Nii et näeme juba siis teisipäeval. Ciao!